Meie tehnoloogia aitab tuvastada probleeme enne, kui need tekivad. aastane Rain Peerandi Eesti korvpallisõpradele enam tutvustamist ei vaja. Võib vast liialdamata öelda, et tegu on tänasel päeval Maarjamaa parima vilemehega, kes iganädalaselt teenindab Euroopa kõrgeima taseme ehk Euroliiga kõige tulisemaid korvpallikohtumisi. Sellegi poolest ei ole kohtunikutöö aastaringne ning tööd tuleb rabada ka teisel rindel. Igapäevaselt toimetan Jüri spordijoones, Jüri gümnaasiumis, kus on kontori pool, et vaataks, et treeneritel oleks kõik varustused olemas, kõik lapsed oleks treeningutel arvel. Selline manageerimise tööd on ka, et sellist koostöös osakonna juhtidega, et proovime hallata seda Rae valla noortesporti siin. Selles suhtes vaheldusrikas töö, et on palju suhtlemist, palju erinevate aladega kokkupuudet, et meil on siin 5 spordiala, pea 620 last, on 30 treenerit, et see on hästi-hästi vaheldusrikas omade murede, omade rõõmudega, et pigem on ta ikkagi positiivne. Kodule lähemale töökoht, soov anda nii-öelda oma kogukonnale, oma vallas töötada ja ka tegeleda sellega, mis ma kõrgkoolis, ülikoolis õppisin nii-öelda oma erialaselt, et tundus väga huvitav väljakutsena. Rain kolleeg on väga rahulik, rõõmsameelne, otsusekindel. See mulle tema juures hästi meeldibki, et kui vahel oligi mõni asi, et ei tea, kuidas ja mida otsustada, siis kogu aeg me räägime nagu sellest, et sa oled seal palliplatsil ja pead hästi kiireid otsuseid vastu võtma, et asi see nüüd see ära otsustada ei ole, kuidas siis see või teine teha, et tema tugev külg on nagu see, et ta teeb küll kiireid otsuseid, aga mitte emotsiooni pealt. Et niimoodi rahulikult ja ta on tõepoolest hea, sõbralik ja huumorisoonega ka. Rain suudab väga hästi distantsilt oma töö ära teha, et tegelikult ta suutis seda enne koroonat juba, aga koroona tõi meile uusi tööriistu, kuidas distantsilt töötada, et Zoom sai igapäevasemaks või siis Messenger või Facebook või veel erinevad Teamsid ja kõik, et ei ole üldse probleeme ja hästi palju meie tööst on seotud erinevate registritega. Ka spordiõppejuhil, siis seda ta saab teha ükskõik kust. Siin on meil minu töölaud ja siis on vastas on muusikaosakonna nagu õppejuht, et Rae Uviala koolis koolil on oma direktor, proua Siiri Lait, kellega te hommiku vestlesite, ja siis on meil spordiosakond, muusikaosakond ja kunstiosakond, et minu allata on siis spordiosakond, et ametlikult ma olen siis Rae Uviala kooli spordiosakonna õppejuht. Praegu tuli järgmisse kuusse ootamatult üks Euroliiga mäng tuli juurde, paistab, et keegi on mingil põhjusel ära ütlenud, et see on ikka selline positiivne, kui tuleb selline mäng juurde, aga nüüd tuleb ta ära kinnitada ja nüüd tuleb hakata lennupileteid vaatama, et kõik selle reisi hotelli ja lõpuks koju me planeerime ise. Ise tuleb vaadata lennupiletid, kuidas lennujaamast hotelli saad, kuidas hotellist mängule saame, et klubiga meil mingit kokkupuudet ei ole, et tuleb olla iseenda reisikorraldaja. Selliseid ootamatuid mänge, et nüüd vaja homme minna on või ülehomme minna on, selliseid üldjuhul ei ole, et võib-olla eksprompt võib tulla, aga eks siis tuleb hakkama saada ja oma asjad niimoodi ära korrigeerida, et õnneks on tööandjaga ka selline kokkulepe, et
et kui vaja, siis ma saan mängudele minna, aga peaasi, et töö on tehtud, et ka väga palju tööd, mis mul on vaja teha, on läbi interneti, on erinevad keskkonnad, serverites on dokumendid olemas, et tihtipeale ongi, kui ma jõuan õhtul kell 9, kell 10 hotelli, et siis ei lähe magama, vaid siis teed selle päevatöö ära, mida ei ole jõudnud vahepeal lennujaamades teha, et vahepeal teed hommikul enne seda nii-öelda hommikusööki varakult ärkad üles, et tead, et mingid tööasjad on vaja ära teha, et õnneks tänapäeval on võimalik teha, et vahet ei ole, kas olen ma Ateenas, olen ma Barcelonas, istun Jüris, et päris palju asju saab ära teha. Kõik on inimesed, kõik eksivad, et kui sa ikkagi mängu otsustaval hetkel eksid, siis ka kohtunikke karistatakse ja kui sa näiteks oled 2 nädalat või 3 nädalat või oled nii-öelda kohtunike keeles nimetame seda külmkapis, et sa ei vilista, siis sissetulekut sul ei ole, siis sul on keerulisem, et hea on, kui Eesti mõistes on ikkagi see back-up töö on olemas. Et jah, me võime rääkida suurliigadest, kus on ka kohalikud liigad on tugevad, kohtunike tasud on kohalikel liigadel suuremad, et Hispaaniad, Prantsusmaad, Saksamaad, et seal võid hakata olla nagu professionaalne. Aga meie liigas see on keeruline ja see samm teha oleks riskantne. Kui me võtame tasude poolest, siis me oleme ka Euroopa kolleegide käest küsinud, siis me oleme mitte ka Eesti, aga nii-öelda võtame Eesti-Läti, siis oleme ühed kõige madalamalt tasustatud meistriliiga kohtunikud ja see on kindlasti ka probleem, miks meil see hooaeg on 3 kohtunikku äkki ära lõpetanud. Veerandipäevad algavad tihtipeale just nimelt Jüri gümnaasiumi ruumides asuvas jõusaalis, kus juba päeva varajastel tundidel enne tööpäeva algust higi valatakse ning produktiivsele päevale algust tehakse. Alustad jumping jackiga. Okay. Võtad, ma ei tea, kas andsid ka kätte või võta? Ma olen kaesed võtnud tavaliselt. Selline mängupäeva eelne selline treening, et oma keha nagu õhtuks kergelt ette valmistada füüsiliseks tegevuseks, et mänguks olla konditsioonis ja nagu valmis nii füüsiliselt kui vaimselt. Kui mängijad teevad 2 korda päevas trenni ja siis jooksevad ikkagi, kui me võtame Euroliiga, jooksevad tipptasemel, tippkiirustega, et siis kohtunikud peavad olema ka valmis nendest ette jõudma ja kaasa jooksma terve mängu, et see on nagu väga oluline füüsiline vorm. Euroliigas otseselt füüsilist testi ei ole, jooksutesti ei ole, nii nagu me teeme Eestis või teevad FIBA kohtunikud. Et Euroliiga ja nii ka minu teada FIBA andis enda kohtunikele Polari kellad, et me peame kõik oma treeningud üles laadima Polari keskkonda, siis on meil füüsilise ettevalmistuse treener, kes meid jälgib ja eks mängude ajal ole ka video pealt näha, et kes mis vormis on, et vahepeal öeldakse, et ka ümar on ka vorm, et eks nende järgi vaadatakse ka nagu määramisi, et kes vormis ei ole ja mänguga kaasa ei jõua joosta, et need võib-olla saavad vähem määramisi. No proovin esiteks vältida kontaktalasid, mis on vigastusohtlikud. Korvpallid, jalgpallid, sellised asjad on minu jaoks välistatud, et kunagi ei tea, mida võib juhtuda ja siis on nagu tuleb karjääripaus sisse, aga ongi ujumine, talvel suusatamine, jõusaal, jooksmine. Suvel on selline hea või halb selline hobi mul, et teen ka triatlone, et ennast vormis hoida. Ja siis võrkpalli mängime siin Jüris sõpradega, sõpruskonnaga selline 1-2 korda nädalas ja suvel liiva peal käime toksimas et igasugune sportlik tegevus. Endise Tartu Rocki mängumehena jõudis Rain välja kõrgliiga tasemele, tulles korra ka vabariigi meistriks. Läksin Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonda õppima ja mäletan, et mina ütleks, et sattusin sinna võistkonda nii-öelda kuidagi ka juhuslikult, et vist oli
koondise suvi oli, kus olid koondise mängud ja läksid Tartust sellised põhimehed, läksid koondisse ja siis võeti mind nagu Kääriku laagrisse. Tõnu Lust, minu nii-öelda ka noortetreener, kutsus sparringupartneriks kaasa ja et tule tee trenni ja niimoodi ma sinna võistkonda jäin sinna 11. 12. mängijana, et 2 aastat jah, ma nii-öelda Tartu Ülikool Rocki võistkonnas ülikoolis õppides olin. Vilemehe pisik hakkas tänasele Rae spordikooli juhile külge juba siis, kui alles ise sai palliväljakul higi valatud. Algust tuleb ikkagi otsida sealt treeningutelt ja väga suur suunaja oli treener Jüri Neissar, kes tol ajal meil trennis oli ikkagi 25 poissi ja niimoodi olime treeningutel ja siis treener pani meid seal vanemas juba U16 või kuskil seal trennis, seal viisikutega mängud olid, siis seal me kordamööda vilistasime. Sealt sai see pisik mulle sisse ja vaikselt ta niimoodi läks, et ülikooli aastatel vaikselt, siis kui ma juba Rockis mängisingi, siis ma vilistasin noortemänge ja ma ei mäleta äkki ka teist liigat või miskit mulle seal juba anti, et see oli selline, tundsin, et kuidagi nagu istub see. Nii mõnigi kord öeldi mulle, et kaua sa seal mängid, et hakka nüüd tõsisemalt vilistama, et Mati Proos ütles mulle seda korduvalt, et lõpeta see mängimine nüüd ära ja siis, kui ma ükskord seda otsuse tegin 2005 aastal või 2006, et siis oldi nagu õnnelikud selle üle. Tom, valmis jah? Oleneb, kes ülistajad? Üks on mina. Eelmine kord Tartus ei läinud hästi, ju? No seal 3 Tartu kohtunikku tuuakse meie vastu vilistama. Siis on käsi kogu aeg ema ja poole või? Ei, no nii hull ei ole nüüd. Täna Mustamäe metsade poole. No ma ei tea, tahaks loota. FIBA kategooria saamiseks tuli, meistriliigas sa pidid olema nii arvestatav tasemel, et siis Eesti Korvpalliliit esitas või andis võimaluse osaleda FIBA seminaril, mis toimus Mannheimis, kus äkki oli nii-öelda kutsutakse mitteametlikud U17 maailmameistrivõistlused, oli turniir 2 nädalat ja seal vilistasime, olid teooriatestid, jooksutestid, et ju siis sai positiivselt silma jäetud, et ja see seminar oli esimene FIBA seminar, kohtunike seminar, kus kui tavaliselt oli nii, et kes FIBA seminaril kohtunikud läksid, need said ka üldjuhul oma FIBA litsentsi kätte, aga meid oli seal kandidaate 18 ja kui mu mälu ei peta, siis äkki lasti läbi too aasta 8 äkki meid või? Ühesõnaga üle poole, kes sinna läksid seminarile, need üldse ei läbinudki seminari. FIBast nagu ka võib-olla nõuti rohkem need mängude analüüsid sel hetkel ja mängudeks ettevalmistamised ja see osa läks tõsisemaks, et ja eks hakkasin ka rohkem võib-olla füüsilisele vormile mõtlema ja tulid seal FIBast füüsilise ettevalmistuse treenerid ja psühholoogilised seminarid olid meil ja selles suhtes läks tõsisemaks, jah. Et ei oleks selline vaikus riietusruumis, et järjest rohkem kasutatakse seda, et selline taustaks midagi, kes tahab, saab selle taustal siin, eks me teeme harjutusi sooja niimoodi, kes võimleb ja on vähe meeleolukam see riietusruumi eluna. Hooaeg on meil, põhihooaeg on nagu lõpupoole peal, et me oleme kõiki neid võistkondi vilistanud, et Aleksei, sinu mõtted tänasest mängust? Mis me tegema peaksime, et me oleksime edukad? Meie töö, kriteerium lühidalt? Peaksime selle mängu hästi lugema ja võtta õigeid otsuseid, mis selle mänguks tulevad kasuks. Üritame olla õigel ajal õiges kohas, et võtta õige otsuse vastu. Ma arvan, kui me ise suuri probleeme ei tekita, siis meil ei tohiks midagi väga keerulist siin olla, et palju viskeid ja eriti TalTechi poole pealt kõva surve taga ja Viimsi siis korvjalt on natuke üle, mängivad seal. Proovime aru saada, et mis on mängule vajalik. Iga kontakt ei ole meil viga. Et kui on selline kiirrünnakus
kerge kontakt, ründaja jätkab oma minekut, kiirusi kao tal, tasakaali kao, palli ära ei kaota, vaba tee korvile, võime vahepeal kämbeldada natukene, vahepeal võime ka delay'ga selle vile võtta, vaatame midagi selle kontakti tagajärjel ikkagi ei ole nii nagu peab, siis me võime võtta pool sekundit hiljem selle vile. Et oleme kannatlikud, töötame igaüks oma alas, ega midagi, head mängu. Head mängu, jah. Määratame. Peerandi algusaastate areng Euroopa tandril on olnud üsna kiire. Kui 2 aastat pärast rahvusvahelise kategooria omandamist tulid esimesed määramised ka Euroliiga tasemel. Esimene aasta oli ikka põhiliselt olid Eurokapi mängud, äkki esimene aasta oli 5-6 Euroliigat oli, et eks iga uus asi on natuke keerulisem ja raskem, et mäng oli uuel tasemel, kui lähed kas või FIBA mängudelt või Eesti mängude taseme pealt on veel keerulisem minna sinna Euroliigale, Eurokapile, et see vahe on ikkagi nii üüratult suur, et see kiiruste, mängijate kiiruste, oskuste kõigega selle harjumine, eks ta algul võttis ikkagi rohkem aega. Viimased 2 aastat suurem arv mänge on olnud Euroliiga mänge kui Eurokapi mänge, et ma arvan, eelmine aasta oli 14 Euroliiga mängu ja Eurokapi oli põhihooajal äkki 3 ja mõned 2 play-offi juurde ikkagi, et see aasta on ka nüüd juba koos järgmiste määramistega, mis mul on äkki 12 või 13 Euroliiga mängu ja Eurokappe on ka mõned üksikud olnud, et jah, ma olen enesekindlamaks muutunud väljaku peal, et kui sa kogu aeg oled seal nii-öelda pildis, oled seal, sul treenerid juba teavad, mängijad teavad, sul enne mängu on selline, kuidas läheb ja selles suhtes juba teatakse ja siis eks väljaku peal otsuseid ka aksepteeritakse rohkem ja ei võib-olla ei vaadata niimoodi, et mis vile nüüd see oli või mis otsus see oli, et ikkagi kui sa oled kogu aeg pildis, siis nii-öelda nägu on tuttav, siis on see ka nii-öelda respekt ja austus juba hakkab tekkima. Hooaja alguses oli meid nimekirjas 70 äkki. Nüüd hooaja keskel on siin erinevatel põhjustel mõned kohtunikud lõpetanud. Et äkki on jäänud sinna 67-68 peale praegu meid, et hierarhiliselt ma ei oskagi nii-öelda öelda, kui mängude määramisi vaadata, siis ütleks selline tugev keskmik, et ütleme nii, et see top 20, kes seal pea iganädalaselt Euroliiga mänge vilistavad või kui topeltvoor on, panevad topeltvooru, et seal tasemel ma veel ei ole, aga eks ma teen tööd selle nimel, et sinna jõuda. No nii, lähme ja! Tere õhtus, kallid korvpallifännid ning tere tulemast TalTechi spordihoonesse. Nii, naudime mängu aina. Vaat sul on püksinukka lahti. Nii, head mängu. Ready, we go! 2 points! Hea viga! Üle outside line! Hint lükkab 2 träega selga Haimonit, Haimon kukub lipsul otsa või sellel postil otsa ja nad nõuavad katteviga. Katteviga ei olnud! Ega nemad nõudsid. Hint lükkab 2 käega, vaatame. Küll me vaatame, jah. Okei, we go! Take the ball! On erinevaid treenereid, et mõned on äkilisemad, eks televaatajad ka ise teavad, et kes on emotsionaalsemad, et ma nimepidi kedagi välja hakkaks tooma, et
mõnede treeneritega on keerulisem tegeleda, mõnedega on lihtsam, et see on nii nagu tavaelus ka, et mõnede inimestega on lihtsam suhelda, mõnedega keerulisemad, kuidas need emotsioonidega hakkama saada, et sellistes ja emotsionaalsetes olukordades treenerid maha rahustada, et see on omaette kunst ja see ei ole lihtne, et see kommunikatsioon on mängus järjest tähtsamal kohal. Mängijatega suhtlemine, treeneritega suhtlemine, kuidas sa vastad neile, mis hetkel sa mida vastad, et valel ajal midagi ütled, siis mõni treener, mängija võib selle peale ärrituda ja siis on meil veel suurem probleem väljaku peal. Oleneb, mida sa teed selle käega? Võin näitena öelda, et praegune Fenerbahce treener Itoudis, tema võib isegi teada reeglid paremini kui mõni kohtunik, et temaga pead hästi mõtlema, mida sa vastad, kas sa vastad õiget asja, kui sa hakkad ühesõnaga talle jama ajama, siis reeglite põhjal ka, siis on suure tõenäosusega astud ämbrisse sellega. TalTechil vead täis, Viimsil on 0 viga. Treener karjus ka pingi pealt, et meil on vigu teha. Et kui lähevad ühes tegema, tahavad seda saada, teevad. Aga jällegi, vaatame, hindame sellises transitionis, me ei ole kergeid võtnud, siis me ei anna. Siin oli ka üks hea no-call, ma arvan, oli jälle läks nagu. Terve rünnaku laasile ja laas lauas panni ära mulle. Lips jooksis lauda, ilma pallita mängija puhul kuhtuda aja ja ruumi reeglid, sa ei jätnud talle aega reageerida. Lauas Mohov ütles, et viga ja sellepärast et korv oli. Siis ei ole vigu. Oli võib-olla marginaalne kontakt, ei olnud vaja vilistada. Jah, et esimene 5 minutit oli selline maru rabe, et mõlemad nagu tahtsid väga palju ja siis ei tulnud välja, läksid sellist, jooksid pea eest sisse ja aga ma arvan, see esimese poole teine 15 minutit oli okei, et sujus on jah, et oli kontakte, aga ma arvan, oluliselt saime kätte. Endiselt ilma pallita mäng, kui me nüüd lähme 3. veerandajale. Kui meil on Lips Reinart, on meil 2 sõpra seal väljaku peal, kes 11 otsivad nagu, et ärme tee oma elu keeruliseks. Tip-top. Euroliiga vilemees on oma tänase kõrge tasemega eeskujuks ka paljudele Eesti nooremapoolsetele korvpallikohtunikele. Rain on minu mentor, kui nüüd päris aus olla, et eks Eesti liiga algusaastatel, kui ma hakkasin vilistama, siis kindlasti seda suhtlust oli palju rohkem ja oli ka kõnes kell 2 öösel Rainile, kus Rain pidi siis seletama, et tegelikult ei ole väga kehvasti, et tegelikult pea püsti ja edasi, et minu jaoks on Rain siiamaani eeskujuks. Igapäevaselt me ikkagi suhtleme kas korvpalli teemadel või muude teemadel, aga paratamatult neid mänguintsidente ma tihti esimesena lahkan Rainiga. On the screening, watch out, if you make the final turn, don't use your hands. Don't use your hands if you're screening, don't push. Guys, we have 2 shots. Pallile läks, reach in. Karl-Johan. Pallile läks, parem käsi pallile. It was reach in, he made the reach in. Rain minu jaoks on eelkõige täiesti professionaalne kohtunik, et kui me võrdleme mänge, mida ta vilistab, olgu see siis Euroliiga mäng, Eesti-Läti ühisliiga või kas või poisid U16 mäng, siis Rain läheb sinna mängule tegema professionaalset tööd. Et minu jaoks ongi Rain niisugune rahulik ja professionaalne, et ma võtakski võib-olla need 2 sõna, millega ma teda iseloomustaks. Meil on niisugune sõna, et peas korvpall. Et Rain on täielik korvpall peast ja see on aidanud teda sinna edasi viia, et just see kirg selle kohtuniku töö vastu. Pole vahet, kus ta seda tööd sel hetkel teeb. Sina ära provotseeri! Sina läksid enne, me vilistusime vea, sa läksid torkima. Tahad või? Ma panen sulle.
palun ära tegele provotseerimisega. Int võtab Kluditist. Nii nagu läheb nokkima, nad karjuvad ka, tehke viga, põmm ära. Probleem neil praegu oli see. Vilistasime vea, siis Int läks veel korra midagi sinna nokkima, siis Kluditis pani, et ära nokki mind. Ma ütlesin Indile, et sina provotseerid. Härris tahab jälle, Oll paneb katte, seisab, Viimsi mängija tahab kattest läbi minna, tahab liikuvat katet saada. Aga tema suur nõrkus on see, et ta on pärit Eestist. Et kui me võrdleme näiteks Hispaania kohtuniku ja Eesti kohtuniku, siis hispaanlasel on jõuda kindlasti samal tasemel palju lihtsam, kui on Rainil jõuda. Et ma peaks pigem nagu seda nõrkuseks, aga see ei ole Raini enda süü. 13. Meil on 2 viset vead täis. Kindlasti on see kõige kõrgem unistus oleks, tahaks ikka Final Fouri ka kunagi jõuda, aga eks selline lähituleviku mõte on ikkagi, saaks play-offi peale algul ja kui saaks regulaarselt, ütleme nii, et sinna nii-öelda top 20 hulka või et sa ikkagi vilistad põhijooajal seal 20 pluss või 25 pluss mängu, et sellised mõtted nagu on. Võid ühe väga hea hooaja teha ja sind võib-olla premeeritaksegi play-offiga, play-offis teed ka okei mängud ja antaksegi sulle Final Four, et saad seal võib-olla 3. koha mängu vilistada või never know. Et kunagi ei tea, kes kuskil otsustab, et nüüd on sinu võimalus. Saad võimaluse, kasutad ära, jääd ellu, siis on kõik teed lahti. Ta liibises, kas oli kontakt üldse? Ma ei tea, ma ei näinud siin. Ma ka ei näinud sealt. Ta liibises, Kluditis jätkas tegevust, ta tasakaalu ei kaotanud, palli kaotas, läks normaalsele viskele. Võib-olla oli slide kontakt. Nii, meil on 12 punkti. Praegu oli korv. Viimsil on endiselt 2 viga teha. Neil on omavahel sellised ebakõlad seal, et tähelepanu. Töötame, jookseme. See on pime kate. Ta ei jätnud aega ja ruumi reageerida, ta pani selja taha pimeda katte nii, et kaitse ei näinud seda. Reegel on selline. See jah, kui terve saal sul karjub, siis eks sa ikka kuuled, aga kui on sellised üksikud õikamisid sellises suures saalis, need kaovad ära, et võib-olla kui esireas seal keegi õikab midagi, siis mööda jooksed korra kuuled, aga nendel ei pööra tähelepanu, see mäng on ikkagi nii kiire ja võitluslik, et tuleb mängule keskenduda ja et järgmist selles suhtes sellist vaieldavat või otsust ei tuleks sisse. Nii, aitäh mehed! Aitäh! Nii, vaatame ära! Aitäh kõikidele fännidele, kes omadele kaasmine tuli. Tänase mängu võitsime seisuga 91-71. Igal mängul on meil vaatleja, nii-öelda Euroliiga keeles on ta referees coach, nii-öelda, et kes annab tagasisidet tehtu kohta, et ma ütleks, see aasta on see tagasiside on päris positiivne ja hea, et otseselt nagu õlale ei patsutata, aga kui loed selle referees coach'i raportit, mis pärast kirjutatakse, et eks sealt loeb välja või saab aru, et kas on mäng nagu hästi tehtud või oleks võinud nagu paremini olla. Sa ütled, et Eki seisis koha peal, aga see oli pime kate. Ta jäi viimasel hetkel seisma, ta ei jätnud kaitsel aega reageerida kattele. Ei tohiks Spanishit mitte keegi mängida. Sa pead õigel ajal katte panema. Aitäh, Tanel. Samamoodi terve aega siis pime kate. Kui sa jätad piisavalt aega reageerida kaitsel, siis on okei. See, mis see hint siin keskjoonele esimene poolaeg pani, see oli okei. Kaitse jooksis sisse ja kukkus. Aitäh, Tom. Paar olukorda vaatame üle seesama, mis sa andsid märku, et mäng ärris ümber, kes seal oli kaitse ründeviga. Ilmselge me saime kätte. Jah. Nii, aitäh. Mängust iseenesest minu jaoks oli täna päris suur kontrast, kui tulla eelmise nädala mängu pealt,
et oli väga palju oli sellist tehnilist praaki ja oli kohati, eriti esimesed 5 minutit oli nagu kohtuniku poole pealt väga keeruline aru saada, et mida vilistada, mida mitte vilistada, palju selliseid arusaamatuid kontakte oli minu jaoks, et palju pea ees sisse minemisi ja kus ei olnud nii ründaja, ei kaitse süüdi, et oli selliseid imelikke kontakte, et võib-olla mõne oleks võinud vilistada, mõned jätsime vilistamata, et selline, aga suures plaanis peale seda esimest time-out'i hakati mängima nii-öelda, kui esimene rahutus nagu oli mängijatel maas, et siis tegeleti korvpalliga, aga oleks oodanud natukene sellist kvaliteetsemat mängu tänane. Nagu öeldud, mängupäeva õhtus, mis siis õhtu ühele Euroliiga vilemehele toob? Milline taastusprotsess ette näeb ja kõik muu sinna hulka? Nüüd riietusruumis natuke siin venitasime ja lähed teed kerge õhtusöögi ja ega kell on päris palju juba, et kerge söök ja võib-olla natuke lõdvestud, võib-olla võtad ühe väikse õllelubade õhtul endal ja ega siis varsti magame, homme on varakult tööpäev juba. Rain Peerandi vilemehe karjäär on praeguseks hetkeks liikunud ütlemata stabiilselt tõusvas joones. Sarnase töökusega jätkates pole põhjust kahelda, et näeme teda juba üsna pea vilistamas ka Euroopa tugevaima sarja kõige olulisemaid kohtumisi. Meie tehnoloogia aitab tuvastada probleeme enne, kui need tekivad.